Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd ühte põnevat Google Chrome'i laiendust, mille nimi on Google Meet Grid View. Leidis selle Martin Arro, nii et suur tänu talle, ma panin tema nime ka siia kirja. Ja millega on siis tegu? Et kui me kasutame Google Meeti, mul on siin näide nüüd ühest aknast, et siis tavaliselt on olnud õpetajate mureks see, et keskel on küll hea toimetada ja ekraani jagada, aga kõik need pildid, nende õpilaste pildid jäävad siia kõrvale, tervele ekraanile neid kuvada ei saa, või siis ma saan kuni 4 pilti nagu kõrvuti panna, et siin mul on nüüd näiteks 3, et kui on juba rohkem õpilasi klassis, siis nad siia ära ei mahu. Aga mis te arvate, kui teie vaade näeks välja hoopis selline? Et see on nüüd siis selle näide, kuidas see rakendusega töötab, et ma saan kõik oma õpilased ekraani peale ja ma näen siis nende veebikaameraid või siis näide ühest meie õpetajate koolitusest, et näete, ilusti on 6 õpetajat korraga ekraani peale ära mahtunud. Ja ma näitan siis, kuidas seda endale lisada Google Chrome'i ja siis kuidas kasutada. Nii, ma lähen oma esitlusest välja. Ma olen nüüd Google Meetis, ma olen siin küll praegu üksi, aga selleks, et laiendust lisada, ma siis klõpsan siia üles nende 3 väikse punktikese peale. Võtan siit Settings. Nii, võtame siit lahti Extensions, laiendused. Siin ma näen nüüd kõiki neid, mis mina olen endale lisanud ja selleks, et siis juurde saada, klõpsan nende 3 peale ja võtame siis Open Chrome Web Store. Nii, ja kui ma nüüd siit siis otsin selle üles, Google Meet Grid View, nii ta juba pakub ka mulle selle, siis leian ma selle üles ja võin siin klõpsata selle lahti teha, siin on näha, mismoodi ta töötab, siit alt ma saan lugeda veel, et kes selle on siis loonud, nii et see on ka siis Chris Campbell on selle teinud, nii et üks selline väga tore lahendus. Siit ma valin siis Add to Chrome, lisalaiendus, Add Extension. Nii, ja nüüd mul tekib siis siia üles selline väike nupukene ka, mis näeb välja nagu selline siis grid või selline ruudud. Ja kui ma nüüd oma Google Meeti lähen, siis esialgu mul mitte midagi ei muutunud. Aga kui ma teen siit ühe refreshi, ma lähen korra siis toast välja, lähen korra siis uuesti tagasi, siis nüüd tekkis mulle siia siis see grid. Et ma võin teda kasutada niimoodi, et ta on mul siis siin praegu kinni pandud. Kui ma nüüd nii klõpsan, siis tegelikult, kui mul oleks siin hästi palju inimesi, siis ma näeksin neid. Ja siin on väiksed seaded ka. Et ma võin määrata selle ära, et ainult need osalejad, kellel on video, pannakse siia selle gridi sisse. Või kui ma siit võtan selle linnukese ära, siis on kõik. Siis tore asi on see, et highlight speakers, ma näitan teile siit pildi pealt, tähendab siis seda, et kes parasjagu räägivad või kellel tuleb häält, nagu on näha siin Anu ja Katrin, siis nende ümber on sellised rohelised kastid, et ma ilusti näen, et nemad on parasjagu siis rääkimas. Ja siis on, kas ma ennast lisan siia sellesse võrku või ei lisa, et siin on jälle näha, et mina olen ka siin olemas, et järelikult ma olen siia pannud selle linnukese. Ja see vaade tuleb siis kaasa ainult nagu teile, kes seda Google Meeti kasutavad, ja just nimelt selles brauseris. Õpilased ei saa arugi, et te seda kasutate, et teil kõik on niimoodi silme all, kuna ta on siis seotud konkreetselt selle arvutiga ja konkreetselt selle brauseriga. Aga ma usun, et ta teeb elu kohe palju ilusamaks ja lihtsamaks, nii et aitäh selle laienduse arendajatele.